6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Tere head rallisõbrad, kes te olete meid vaatama tulnud Delfi TV-sse või kuulate järele Delfi taskust või mis iganes jublakast, Spotify, Google Play, Apple Podcast, kõik variandid on olemas. 6. käik podcast on see, mida vaatate ja kuulate. Gunnar Lehest ja minu nimi, Roland Poom, minu vastas. Ja ma olen kuidagi kaugel, sest veider on vaadata sind siit nurga pealt, aga meil on laudlookas, sellepärast vist. Laudlookas tähendab, et läheb hästi vist või? Tundub, et meil läheb hästi, jah. Mis meil lava peal on ja mis me selle staffiga siin veel teeme põnevat, sellest saame saate jooksul rääkida. Süsteem on lihtne. 6. käik @delfi.ee. Ootame jätkuvalt kuulajate ja vaatajate küsimusi. Meile on neid tulnud juba, ütleme 4-5, mida ka siin tänases saates menetleme. Vabandame väikese hilinemise pärast. See tähendab, pidime ju otse-eetrisse olema kell 3, aga kell on juba 3.06. See on lihtsalt sellepärast, et meie üllatuskülaline, keda pealkirjas on välja öeldud, et Urmo jääb natukene hiljaks. Ei ole hullu, saame väike segadus siin tänava nimedega. Aga Roland, Mehhiko ralli, kui elevil oled? No ikka pigem oleme, sest oleme. Mina olen kindlasti, ma loodan, et sina oled ka. Eelkõige sellepärast, et tegemist on ju ralli 1 autodele, hübriidautodele esimene ralli Mehhikos. Me räägime kõrgest temperatuurist, rasketest oludest, aga tegelikult me räägime ka ju liigi seal 2700 meetrit merepinnast kõrguses, kus sõidetakse katseid. Teatavasti mootori jõud oluliselt langeb seal ja õhu tihedus muutub, et 10% suurusjärgus peaks olema seal autodel vähem jõud, et mis juhtuma hakkab, on päris huvitav, aga eks seda me kogu nädalavahetuse jooksul nägema hakkame alles. Aga meil on oma mees koha peal Leonis, Kaspar Ruus, ütle tere. Nüüd, kui saaks minule ka klappidesse heli, oleks suurepärane, ma Kasparit hetkel ei kuule. Sa kuuled, Roland? Kaspar, ütle meile tere. Kahjuks hetkel ei kuule, aga nii kaua, kui äkki parandame vea, siis meil on stuudiosse saabunud Urmo Aava. Tere, Urmo. Kas sinu klapid töötavad? Ei. Võtame siis klapid ära, kui meil kellegi klapid ei tööta. Äkki need klapid saavad varsti tööle ja antakse meile märku. Urmo, on praegu kiired ajad? On. Mõnusad kiired. Et teil on palju ühist? Mõlemal sama kiire, samal põhjusel äkki? Ja ilmselt lastega seotud. Lastega seotud, jah? Minul on 1, tal on 4, ma saan aru, nii et vahe on ilmselge. Ja ei on, tegelikult on 4 on lihtsam juba, see hakkab ise reguleeruma see süsteem. No ma siis üritan järgi jõuda. Ja see on väga oluline asi, et 4 tükki, siis on ju poole suurem taastootmine, et ega siis... Hea point. Ja, Aga Urmo, kuidas Mehhiko ralli, milliseid emotsioone ja mälestusi sinul nii ralli sees olijana kui ka lihtsalt ralli fännina esile toob? No mul ei ole au olnud üldse Ameerika mandril käia ei rallisõitjana ega ka niisama. Et kindlasti riigina on üks riik, kuhu ma tahaks kunagi reisida. Nii palju huvitavat nagu kultuuri ja arhitektuuri poole pealt. Nii palju, kui ma Mehhiko rallit olen jälginud, ega ta üks nagu paganama raske ralli on ja kui ta on kevadisel perioodil olnud seal hooaja alguses, siis ta ikkagi tihti peale kahjuks on näidanud autode nõrgad kohad välja, et just seal kõrgmäestikus jõukadusid ja mingid ülekuumenemisi, et pigem mulle meelde jäänud alati sellise raske rallina, aga teistpidi ta on selline indikaator, mis näitab, et kuidas meil nende keeruliste võib-olla mägede kruusarallidega minema hakkab, et kus keegi on. Sa ütlesid, et näitab neid murekohad välja. Kas ralliauto oma olemuselt originaalis on üldse mõeldud sõitma 2500 meetri kõrgusel?
no ega ma ühtegi nagu Tainot ei tea või siis stendi, mootoristendi, mis oleks nii kõrgel, et ilmselt need on keerulised olud ja aga midagi uut ei ole, ega kõrgmäestikes on enne sõidetud ja on ilmselt veel kõrgemalgi sõidetud, et see on lihtsalt üks parameeter inseneridele, millega nad peavad arvestama, et aga kindlasti kõik ei ole võimalik nagu simulatsioonis ette näha, et sellepärast see Mehhiko ralli ongi kuidagi toonud need nõrgad kohad välja. Aga teeme uue katse Mehhikoga ka, kas Kaspar nüüd kuuleb meid ja kas meie kuuleme Kasparit, mul läksid kõrvaklapid tööle, võite endalgi proovida. Kaspar Ruus läbi väikeste sekeldustega, aga siiski ikka ei tööta, jah? No nii, siit hetkel ei tule midagi. Mul tuleb. Kaspar Ruus väikeste sekelduste järel on jõudnud Leoni, nüüd jälle katkes ära. Keegi võiks mulle pöidlaga näidata, kas me saame Kaspari täna otsa või ei saa. Okay. Tegeleme, okei. Aga võib-olla räägiks hoopis nii kaua natukene tegelikult Rally Estonias, sest Mehhiko ralli me teame kõik, mis siin on, toimub, aga Rally Estoniaga on hoopis teistsugused küsimused täna, ma arvan. Urmo, tuli info, mida kõik rallisõbrad on kindlasti juba kuulnud, lugenud, on kuulnud kommentaari sinu poolt. Läti sai etappi järgmiseks aastaks. Mida see tähendab Rally Estoniale? Ma arvan, et see üldiselt on väga hea, ma olen seda kommenteerinud ka, et hakkan nagu siis kogu sarjast peale, et mida kõvem on sarjas konkurents rallide korraldamise, seda parem ja mida läbipaistvam see on. Ja mitte läbipaistus ei tähenda seda, et kõik, kes on suured ja kellel on palju raha või suur turg, et siis need saavad ja teised võivad teha ükstapuha, milliseid jõupingutusi ikka ei saa, et tegelikult on ajaloos siis Eesti lisandumine, Belgia lisandumine, Horvaatia lisandumine, nüüd Läti lisandumine ja me ei tohiks seal kindlasti halba näha, et kui Läti nüüd tuli, nad on üle 10 aasta tööd teinud, kindlasti uued olud sõitjatele, eks me näeme, mis need on, sõitjatele huvitav, aga vaadates pikka mängu Rally Estonia mõttes, siis mida populaarsem on nagu siis ralli Eesti ümber ja mida rohkem on kaasatud päris nagu fänne, kes tulevad kohale, siis see on tegelikult ülioluline alustala ka Rally Estoniale, sest me oleme strateegiliselt võtnud selle eesmärgi, et samm-sammult ikkagi nagu pikas mängus hakata vähendama riigi investeeringut ja kasvatama siis piletitulu, on ju, et kui ma arvan, et see võib olla päris nagu oluline mängumuutja, et kui Lätis ühe korra on MM, siis mina loodan seda, et see aktiveerib väga palju Läti fänne ja mis veel olulisem, et see aktiveerib noori Läti sõitjaid ja kui tuleb ikkagi nagu Lätist tekiks üks WRC nagu siis 2 staar, kellel oleks reaalne võimalus ka mingil hetkel WRC-sse jõuda, siis tekib sarnane haip ja siis tulevad ka fännid kaasa. Aga kas see, ma korra segan vahele, kas see on selline mõnus PR-jutt Armo Õbe poolt genereeritud või see on nagu päris mõtted, sest ma lihtsalt mõtlen nagu puht loogiliselt, ma kuulin seda, sa rääksid tegelikult mingid sarnaseid mõtteid Rauno Paltserile Power Stage'i podcastis ja mul jäi lihtsalt terve öö kummitas mõte, et kas me oleme seeni söönud, sest kujuta ette, ma tõmban lihtsalt paralleeli korraks ja et oleme, ma arvan, et me võime öelda, Rally Estonia on üks maailma parimaid etappe, nii palju kui mina olen ringi liikunud, me ei saa, meil on erinevad punktid, kus me saame teda võrrelda, aga selles oludes, kus me oleme, ilmselgelt on. Kui me võtame näiteks ühe rallisõita, kes on maailma tasemel rallisõita, maailmameistri öeldakse, et kuule, tee järgmine aasta WRC 2 hooaeg. Sellepärast, et me anname Läti poisile võimaluse, et ülejärgmine aasta tuled tagasi. Tead, mis teed mulle arvudelt meeldib, et see esimene, ma nimetan siin nüüd ajakirjanikuks, siin sa oled ajakirjanik, kes on mulle vastu vaielt sellega ja ma julgeks öelda, et Tarmo ei pannud neid mõtted pähe, koos mõtlesime, koos arutlesime ja tegelikult ma arvan, et nii minul, Silveril kui Tarmol, kui üldse meil tuumiktiimis, kus on 7 inimest, siis üsna nagu sarnased tunded ja see on nagu päris sellest siiras. Aga nüüd nagu vastata konkreetselt su küsimusele, et meie seis ei ole nagu spordi tegemine ja spordiürituse korraldamine ei ole päris nagu üks ühele. Ma saan aru, mis paralleeli sa tõmbad, aga nüüd tulen nagu kerin tagasi. 2022 aasta keskel tehti meile pakkumine promootori poolt 4-aastane leping. Erinevatel põhjustel me ei saanud seda vastu võtta, sellepärast, et seal on nagu riigieelarvelised küsimused, juriidilised küsimused, nagu majanduslikud küsimused, COVID-kriis, sõda, väga palju asju.
ehk meile tegelikult tehti see tehase tiimi sõitja koha pakkumine tehti ära. Meie tegime otsuse, et me võtame 1-aastase diili. Ja nüüd ei ole nagu midagi siin kobiseda meile, et meil oli taldrikul kõik olemas, taheti serveerida. Kuule, aga mis meil taldrikul veel on olemas, teie nina all, poisid, on... Sorry, see oli hea põhjendus. Teie nina all on Balbino jäätised, tehke lahti ja laske hea maitsta. Aha, see on söömiseks, jah. Kindlasti on väga hea jäätis, aga minul on siuke mure, et planeet Maa tõmbab mind nii kõva jõuga vastu ennast, et ma ei saa seda tõmbejõudu suurendada. Sul on see saledaks 5. Ei ole, ma hästi saa paksemaks minna enam. Aga väga hea, usu mind. Ja edu. Aga mis nende jäätistega on? Me loosime välja kastijäätist ühele õnnelikule. Loosisüsteem on siis ikkagi see, et eelmine kord meil läks sellega tugevalt rappa. Ei ole hullu, esimest korda ikka juhtub. Aga jätkame seda süsteemi, et me valime välja ikkagi parimad küsimused, ei vaata näo järgi, vaid vaatame ikkagi küsimuse järgi ja me ei loosi välja mitte ainult kastijäätist, vaid meil on ka see Vitamin Velli kinkekotid, kus on Vitamin Velli loomulikult jooki sees. Müts ka. Tänasel päeval kulub marjaks ära. Ja. Nii, meil on siis, ja T-särgid on meil seljas T-shirt poest. Jumal, kus on kaupa. ja 3. auhind on veel 4. siis õigemini, on veel T-shirt poest ka. Ja saab siis mis iganes pildi sinna peale lasta ja... Ühesõnaga, meil on palju kaupa, mida ära jagada, aga jõuame tagasi selle sama teemaga tegelikult ikkagi Rally Estonia küsimuse juurde. Kui meil on järgmine aasta ERC etapp, kas meil on üldse nii palju vaatajaid ülejärgmine aasta, et meil on kõigile seda kaupa ära jagada? Võib-olla inimeste rallihuvi nagu hakkab langema, kui siin Eestis koha peal ei ole maailma tasemel. Esiteks, mida ma tahan öelda? See, mis etapp meil järgmine aasta on või ülejärgmine aasta pole veel teada. Meie teeme ikka tööd selle nimel, et siin toimuks väga hea ralli. Ja teeme ka praegu tööd järgmise 3-aastase tsükliga 24, 25, 26. Põhisuund on WRC, aga mida ma tahan öelda, et me ei peaks kurvastama, kui ühel aastal on meil ERC. Peaks korra kerima tagasi kuskil aastasse 2009, kus meil ei olnud ei ERC-d, ei WRC-d. Ma ei taha kritiseerida, et eelnevad rallid kuidagi oleks halvasti tehtud, et meil tegelikult korraldustase on Eestis väga kõrge, kui me mõtleme nagu maailma siis või FIA hierarhias, siis meil ei olnud rallis ühtegi suurt tiitlivõistlust. Ja see on väga hea selline nagu šokk või nagu raputus ja see on väga hea, et sa oled siuke vähe nagu äksi täis ja küsid, et mida kuradit. Muidugi jama on. Mis värk on ju. Et see raputabki inimesi ja teistpidi ma loodan, et need uuendused, mis me sellel aastal tegime Rally Estonias, et rallipass on digitaalne, ta oli 3 hinnalaines. Digitaalset passi on hästi lihtne osta, lähed Piletilevi keskkonda või Rally Estonia keskkonda, hops ostad ära, on tehtud, midagi transportida ei ole vaja. Natuke reklaamijutu ka, praegu on veel tiba odavam, varsti läheb jälle nagu kallimaks. Mis hind praegu on? 75 €, et kes tahab säästa. See ma räägin 4 päeva pass, aga seal on ka võimalik päevi eraldi valida. Mis veel on oluline, saad mitu passi osta, pildlikult saad, ma ei tea, laupäeva ja pühapäeva passi või tahad laupäeval vaadata niisama rallit, pühapäeval tahad vippi minna, et hästi palju nagu paindlikkust. Ja mis on veel oluline, et töötame praegu hästi palju sellega, et inimesi lasta turvaliselt sellistesse ürgralli kohtadesse, kus ihukarvad tõuseks püsti. Ehk vastusse küsimusele, loodan, et see aasta teeme nagu siis kohaliku publikuga ka nii kõva nagu tulemus ära, süstime kõigile nii suure nagu rallipisiku, et isegi kui me vahepeal teeme ERC-d, siis küll see WRC tagasi tuleb ja midagi katki ei ole ja päriselt ka, et see on väga hea, et Läti saab MM-i. Uskuge mind, et vaatame 5 aasta pärast tagasi. No olgu, tegelikult, eks ma ütlen ausalt, ma niisama peedistan sind ja kui ma üldse kedagi ralli korraldajat usaldan, siis sa oled sina. Nii et ma usaldan su sõnu ja tegelikult ma usun seda, et meeskonna plaan teil on üldiselt kindlasti paigas ja see plaan on aus. Ja kõige hullem asi, mida teha, saaks kuidagi nagu kadedalt koopas siin istuda, ja kuidagi rusika. Hambaid krigistada. Ja et nagu, et no nii, nüüd lätlased, jamana. Ja, nõus. Aga teil on kiiruskatseid 21 ja ralli SS pikkus on 300,7, millal me näeme kaarti? Tegelikult ma arvan, me näeme päris
lähi siin nädalatel, sest mis veel me oleme aru saanud, et me oleme infot andnud liiga hilja. See on päris palju tingitud sellest, et meil on sadades maaomanikega, kellega me teeme kokkuleppeid, paratamatult ei süüdista maaomanikke, paratamatult tuleb aega. Sellel aastal alustasime varem ja ma usun, et me saame nende kaartide ja ralliprogrammidega siin juba mingi infoga, ma tean, et me tuleme juba märtsis välja ja aprillis anname juurde ja mais veel. Ja mis see point on see, mida varem me anname adekvaatse info, seda rohkem inimesed saavad planeerida, kes tahab siis sellist mingit täitsa ürgrallit vaadata, et siis kuni siis mingi telkimiseni välja, et tahadki metsas istuda ja väga lahe, jõuame juurde tagasi. Ja, et aga meil on nagu, menüü on meil lai. Ja. Aga see on ilmselt oluline, inimesi on palju erinevaid, mõni tahab saada sellist puhast steriilset rallit, mõni tahab saada seal Boris kõndimist, et iga ühe jaoks midagi siis. Ja mõni tahab seiklus saada, mõni tahab jalgsi käia, mõni tahab jalgrattaga ja mõni tahabki vaadata mingit, kus ralliauto tuleb 180 km tunnis üle 2 hüppe külge ees ja istub seal nagu puude taga, kus on tegelikult ohutu, mis siis, et nagu, ma ei tea, sääsed või parmud söövad, aga ihukarvad on püsti ja saab sealt sellise nagu elamuse, mida ta ei saa mitte ühestki laivist. Mingid uued piirkonnad on ka plaanis? On. Me läheme Shakedowniga Kastre valda, täitsa uus Shakedown ja tegelikult... Need, kes ei tea, kus on Kastre vald, siis... Vaadake järgi. Aha. Tartust ei ole liiga kaugel, et tegelikult eesmärk oligi Shakedown tuua siis Tartule ja Ermile lähemale, et kriitikalt tuli siis tiimide ja võistlejate poolt, et Shakedown on liiga kaugel. Et saime ikkagi pea siin 20 kilomeetrit tuua selle Shakedowni lähemale. See on üks muutus ja teine muutus on siis see, et sõidame siis pühapäeval ka Kanepi lähistel ühe uue katse, mis on väga kihvt ja tehniline. Ja sellest just tehniline, et seal on kiiret, seal on kitsast üle trampliinide, et jälle minu arvates üks nagu hea leid ja pühapäevasse päeva veel kõigil uus ja miks oluline on see, et kui seal ikkagi on nagu mingid 50 sekundised vahed, et siis ikkagi läheks andmiseks. Jah, ega tegelikult see on ju oluline pühapäeva huvitamaks teha, et alati me siin räägime ka, et see pühapäev kipub olema nagu igav ja aga tegelikult isegi kui on pikad vahed, siis uus katse on alati, isegi maailmatasemel sõitjatel keeruline, kui ei ole legendi ees, on ju, et siis kindlasti mingil määral see tekitab põnevust isegi juurde juhul, kui ajavahed on suured juba. Jah, me mäletame ju, kui me esmakordselt tõime selle Peipsiääre ja Mustvee katse, siis kuidas tegelikult, tollel aastal Ott ja Martin oli mängust väljas, aga tegelikult 2 ekipaasi olid seal kiired, oli Kalle, kes tegi endale vormistas selle ralli võidu ära seal, ja tegelikult Ott oli siis katkestanud, aga ikkagi sõitis väga kiiresti ja teised millegi pärast siis nagu kohe jäid ikkagi nagu päris suure vahega, et sellest on sul õige point. Et kui tuleb see uus tehniline katse, mis on veel kiire-aeglane ja selliste kõrgusvahedega ka on ju, ja kohati sellise nagu muna ja teega ja sügavate kraavidega, et siis kellel kui palju julgust on. Lahe. Aga teeme veel nüüd uue katse, võib-olla eelviimase Leoni. Kas õnnestub saada Kaspar Ruus meil ekraanile? Ma heli juba kuulen. Aha. Nii, hallo. Mis see... Ongi olemas. Kuidas kohalikus keeles on? Buenos dias. Kaspar, enne kui me räägime Mehhiko rallist, räägime sinu teekonnast Mehhikosse. Ma hoiatasin, et seal võib minna keeruliseks. Räägi võib-olla oma sõnadega. Mis oli kõige keerukam? Kõige keerulisemaks läks siis, kui maandusin Mexico Citysse. Esiteks see ookeanilend hilines, siis pool tundi läks pagasikontrollis, passikontrollis, siis kadus pagas ära, siis jäin uuele lennul hiljaks, siis tuli hakata otsima öösel lennujaamatelli, uut lendu siis Leoni ja niimoodi ta läks, aga järgmisel päeval üllatuslikult jõudis mu pagas mingi lennuga Leoni tagasi või järgi õigemini. Ühest küljest tervitame Lufthansat, et nad hiljaks jäid Frankfurdist ja teisest küljest täname ka Lufthansat, et nad andsid teada, et pagas on jõudnud Leoni. On nii või? Jah. Aga nüüd oled seal koha peal, räägi ilma uudis kõigepealt. Ilm on väga mõnus, siuke 26-7 kraadi lubab siin päeviti
Tegelikult eile õhtul läks, siis kui meediatsoon oli, läks üsna võrdlemisi jahedaks ja tegelikult olid ka tumedad päikesepilved rallipargi kohal. Aga ütleme nii, et eespoolt startijate õnnetuseks siis vihma siiski ei hakanud tulema. Ja ütleme viimaste ilmateadete puhul järgmisteks päevadeks enam ei luba neid päikesepilvi ka. Sa oled omadega praegu Leoni hotellis, näita natuke ringi ka rahvale, kuidas seal hommiksöögilaud välja näeb. Et kes Mehhikos käinud ei ole, siis saab natukenegi vaadata, milline Mehhiko hotell välja näeb. Jah, söök vähemalt. Kiirelt näitama, julgesin väga vehkida, aga rahvas siin sööb ja elu käib. No takosi ei ole. Palju cerveza maksab? Cerveza on väga odav siin, võin kinnitada. Odavam kui Eestis kõvasti. Enne kui me vaatame sinu eilset intervjuud Otiga, mis oli sul ju debüüt, on ju? MM-ralli tasemel, jah. Siis räägi võib-olla ise, mis need peamised jututeemad seal meediatsoonis üldse olid? Seal laua taga käisid nii tiimi, bossid, erinevad sõitjad. Piltidelt on näha, mis meil siin pildikarussellis ka taustal jooksevad, et ajakirjanikel oma jagu. Mida küsiti, mis seal üldse teemaks on? No üheks põhiteemaks oli muidugi see, et need Rally 1 autod on ju esimest korda Mehhikos. Et siin kõrged õhutemperatuurid, nagu juba saate algus mainitud, et kuni 2500 meetrit merepinnast, et kuidas need Rally 1 autod ikkagi siin vastu hakkavad pidama, et nagu ka Tänake oma intervjuus mainis, et nagu ikka siis sisepõlemismootoril hakkab jõudlust kaduma, aga samas hübriidis ei tohiks nii palju mõjutada. Ja Toyota pealik Jari-Mati Latval ütles ka, et siin võib see hübriidi kasuteekord lüüa välja kõvasti rohkem kui teistel rallidel. Ja teiseks teemaks oli muidugi see, et tee puhastamise roll on siin ilmselt veel keerulisem kui Euroopa kruusarallidel. Hyundai boksis spinniti ka tiimikäskluste kohta ja meenutati siin Rootsi rallisid või eelmist Rootsi rallit. Ja, nii ta siin läheb. Kõik ootavad võistluste algust. Sul on kell praegu 7:27 või? Jaa, vastab tõele. Kuidas üldse su töörütm seal välja näeb? Hakkad sa elama Eesti tsoonis, elad sa ikkagi kohalikus tsoonis või midagi sinna hübriidi? Hübriidi natuke rohkem Mehhiko poole kaldu, et enam-vähem olen ära harjunud, aga ütleme nii, et kui kohalik kell on umbes 9 õhtul, siis mu arvuti näitab Eesti kella, mis on kell 4-5 juba hommikul ja siis võib pea natuke veel sassi lüüa. Aga vaatame nüüd, laseme sind nüüd puhkama, valmistuma ikkagi tänaseks testikatseks ja sinu aja järgi õhtul on ka ju esimesed publikukatsed meie aja järgi sügaval öösel. Et aitäh sulle praegu, Kaspar! Jaa, tänud, jõudu! Ja vaatame siis Kaspari debüüdi Oti intervjueerimisel ka ära. Peaaegu 4 minutit kuulame, mis Ott meile rääkis. Ott Tänak, Mehhiko ralli on ukse ees, rekkepäevad on selja taga. Kirjelda veidi, missugused olud ja teed sel nädalal rallimehi ees ootavad? Olud iseenesest nagu olud alati olnud, et 3 aastat on mööda läinud, aga iseenesest väga palju muutunud ei ole. Et teed on kõik samad. No testisite enne rallit 2 päeva Hispaanias, et kui palju sai seal sellele rõhutada, et üldse Ford Puma Rally 1-ga kruusateedel sõita ja teistpidi sellele, et kui palju Mehhiko olusid püüdsite jäljendada? Üldiselt 1 päeva tegime arenduseks, et tulevikuks oleks mida juurde tuua, et edasi minna ja 2 päeva tegime otseselt Mehhiko jaoks. See on ka sinu jaoks esimene kruusaralli Mehhikos Ford Puma Rally 1-ga, et kui mugavalt sa ennast praegu tunned kruusateede peal nende paari testipäeva põhjalt? Eks näis, isiklikult mul ühtegi siis targetit enda jaoks ei ole, et eks näis, mis ralli toob. Ma arvan, et see on natukene
vara võib-olla lati kuskile seada, et tuleks mõned päevad ära sõita, lihtsalt näha, kus me teistega võrreldes oleme, et see 1-2 testipäeva veel ei ütle meie jaoks midagi ja eks me teame, et tuleviku tarvis me kindlasti peame edasi arenema, kuna enamus nii-öelda sarjas sõidetakse kruusa peal, siis kruusatunnetus või nii-öelda kruusaseadistus on kõige olulisem. No MM-sarja liidlina oled teepuhastaja rollis, et võrreldes võib-olla Euroopa kruusarallidega on siin keerulisem, lihtsam või ei ole väga vahet see nii-öelda esimesena startimine? No ta on keeruline jah, et eks Euroopas on ka teisi kruusarallisid, kus ei ole see väga lihtne, aga kuna siin on teed suht aeglased, siis ütleme nii, et puhas füüsika siin isegi julguse või ükstapuha millega väga mingit vahet teha ei õnnestu, et siin võib-olla see efekt on ikkagi üks kõige suuremaid, et see kindlasti on keeruline. Kui keeruline saab siin, ütleme, Mehhiko oludes ja enam kui 2000 meetri kõrgusel, ütleme, hübriidautodele need tingimused olema? No eks ta sisepõlemismootorile on kindlasti keeruline, et omajagu jõudu läheb selle hapnikupuuduse tõttu kaduma, aga elektrimootor ta otseselt ei mõjuta, et sealt võiks iseenesest kõik olemas olla, mis saada on. Jahutuse poolest kindlasti on natukene küsimärk ja eks näis kõik muud teemad ka, et see hübriidautodel esimest korda Mehhikos ja täna ma arvan on raske ette kujutada, mis võib olla või mis saab olla, et loodame loomulikult, et probleeme ei ole, aga kuna ei ole varem siin käinud, siis tegelikult ei tea. No lõpetuseks reedel on natuke üle 120 võistluskilomeetri ees, et esimene startides päeva lõpuks, mis koha tulemusega see, ütleme, reede päeva lõpuks oleksid enam-vähem rahul? Mul, nagu ma ütlesin, mul ei õrna aimuga, ma ei ole selle autoga varem kruusa peal sõitnud ja ühtegi otsest eesmärki tegelikult ei ole, et katsume okei ralli teha ja ütleme, et eks see miinimum eesmärk on see, et meil on vähemalt mõned autod laupäeval meie ees, kes siis meile natukenegi jälge teeksid, et see juba aitaks kindlasti kaasa. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, tagasi stuudios, Ott Tänaku intervjuu kuuldud. No nagu Ott ütles, et tema ütles küll, et nagu esimest korda oleks siin, ta pidas silmas ikkagi esimest korda selle Rally 1 autoga. Tegelikult Ott on Mehhikos käinud küll ja veel, elanud läbi erinevaid hetki, millest võib-olla eredaim ikkagi 2015 ja Raigo Mõlderiga väike intsident tiiki sõites. Urmo, on ka see sinu Mehhiko ralli? Kui sa mõtled Mehhiko rallile ja Ott Tänakule sinu... No, me ei saa öelda tipphetk, sest ei olnud ju rõõmus hetk, aga õnneks tulid mehed välja. Mis tunnetega sa meenutad seda seika? Ja kindlasti see on üks asi, mis on meelde jäänud, see lihtsalt oli nii kriitiline, et ma küll ei ole uurinud, ma loodan, et sellist või seda konkreetset kohta või sarnast kohta sees ei ole, või siis on kuidagi sealt kiirus maha võetud või siis mingid barjäärid ette pandud, et vahet ei ole, et sellised situatsioonid on kindlasti sportlaste õudusunne nagu tiimi ja ka korraldaja. No kui võib-olla kardeti, et ei tea, kuidas see hakkab teda mõjutama, siis järgmisel aastal juba T-Maci ridades 6. koht, M-spordiga 2017 4. koht, 2019 poodiumil 2. koht, 2020 samuti 2. koht ja ei jäänud kummitama? Ei, ma ei usu, et pigem mis seal võib raske näha nende meeste sisse, kes autoga peaaegu on ära uppunud või ralliautoga, mis on veel eriti ebamugav, et sul on rihmad, hansid, kiivrid, veel side, side oli seal ju lõpus põhiprobleem, Raigot tahtis ta nagu alla tõmmata, et ma arvan, et pigem probleem on sellega, et kui näed ralliraja ääres vett, siis hakkad mõtlema, aga et ma arvan, et seda seost ei ole, et Mehhikosse minna ei saa, et seal tahetakse ära uputada, et see nagu naljaga pooleks, et see Mehhikos ei ole probleem, vaid pigem see, et kui raja ääres rumalas kohas on vesi, siis paneb mõtlema.
aga on ka ju Rally Estonia raja ääres teinekord vesi, on teil mõeldud mingid varuplaanid? Ja meil on vastavalt siis vee sügavusele ja kiirusele on vastav meeskond kohal, et pääste on alati olemas, kui ta on lihtsalt mingi veesilm, siis loomulikult me ikkagi hindame neid riske, et me näeme vett, siis me hindame ära, kui sügav see on, kas seal on pinnalt päästjad, on juba seal mingi kõvem tiim kohal, et igal juhul me arvestame sellega. Mul on ühe korra olnud Walesi rallil selline seik, et ma ei mäleta katse nime, sa võib-olla mäletad, vaata seal Kalju ääres kuskil asfaldikatse selline, mis ta on mingi 5 kilomeetri pikkune umbes, hästi populaarne katse, see läheb mööda vee äärt seal ja katse hilines kõvasti, sest tuukrid ei jõudnud vette, et tuukrid pidid olema vees olemas, et katse ei võinud enam alata, lõpuks ei canceldati ära, sest nii tormine oli, tuuker ei jõudnudki vette ja turvarisk siis, et ei saanud katset selle tõttu läbi viia üldse. Eks ongi siin Iirimaa rallil on olnud katseid mere ääres, siis nii palju kui ma mäletan nüüd eelmist aastast, siis Jaapani rallil ka seal üks katse venis, et ei olnud... Peaaegu 2 tundi vist ei olnud, et tuukrit ei olnud valmis. Et ei olnud päästet ja loomulikult, ega... Turvalisus on kõige tähtsam ju rallis ikkagi lõpuks. Ei, absoluutselt, aga ma ei kujuta ette, et kui on nagu meri või mingi pikalt mingi jõgi või järv, et kui palju sa neid tuukreid sinna paned või see on keeruline, et pigem me ikkagi vaatame, et kui väga vesiseks kisub, siis proovime eemal aida. Mõistlik. Aga Mehhiko ralli, meil võib jälle tulla selline kõrvanagin Sebastianide vahel, ühte Sebastiani muidugi ei ole. Ma ei tea, mitmed rallid me seda juba räägime, kus Sebastian on ühe pulga peal, 6 ralli võitu mõlemal, Lööb ja Ogier. Ogier on stardis ja on väga sootsa stardipositsiooni peal. Kas me võime Ogier'st rääkida kui favoriidist number 1 ikkagi? Võtame statistika ette. 2013, 14, 15 esikoht, 18, 19, 20 esikoht. Stardipositsioon, ideaalne. Et ma arvan, kui me ütleme sellist 2 aspekti arvestame selles nii-öelda võitjat ennustades, siis ei tohiks olla tegelikult küsimuski, kes seda rallit võitma läheb. Sebastian Ogier läheb seda rallit võitma ja siin ei tohiks isegi mingit muud küsimust olla. Küll aga nüüd on, ma arvan, võib-olla võib ka selle peale mõelda, pole autost tükk aega istunud, on ju, et kas see hoog on veidi raugend või ei ole. Kindlasti läheb keeruliseks, aga ma julgeksin küll, kui kõik on hästi, kõik on ideaalne, Toyota, ilmselgelt pole põhjust kahelda, siis kindlasti esikoha konkurentsis on ta sees. No ei saa öelda, et pole tükk aega istunud, Monte Carlo tegelikult ju alles oli. Ütleme siis Cruza rallil. Jah, Cruza rallil, jah. Ott teepuhastaja rollis, Urmo, kui keeruline see on? Võib-olla veel lisaks siia, et isenest nõus selle Ogier paberil kindlasti võiks olla kõige suurem võidu pretendent ja mida see statistika näitab, tal Mehhiko ralli sobib. Muidu ta ei oleks võitnud seal, ta on ka teepuhastajana seal võitnud. Ja ma arvan, et isegi need enamused võidud on teepuhastajana tuldud, on ju. Et nüüd ta tuleb ideaalolukorrast, aga ralli on ralli ja sellepärast ralli ongi huvitav, et me kunagi ei tea. Mida mina loodan, et me ei näe seal samasugust Tanis Ordot, nagu me nägime siis Montes, kes ei saanud üldse aru, kus ta on. Täitsa nagu lost. Et Tani on kiire ja tegelikult äkki Olubeega üllatab sealt, sest tegelikult sarnastelt rallidelt on ta on üllatanud ja päris suur vahe on tegelikult, kas sa tuled 5. või sa tuled siin 9. 10. Nagu Sordo. Ja ma ise loodan ka Lubeelt just, sest nagu sa ütlesid, Sardiinia ja Akropolis vist on olnud tal kõvemad või sellised, kus ta on kõige paremat tempot täidanud, et olude poolest kindlasti sobib, stardipositsioon sobib. Äge oleks, kui noor kutt tuleb näitab lõpuks, ta on ju näidanud häid tulemusi selle Fordiga nüüd kindlasti, aga võib-olla vormistaks ka ära mingisuguse hea tulemus, et oleks positiivne kogu meeskonnale kindlasti. Ja kindlasti on hea, kui ta on seal eesotsas ja nüüd tulles tagasi selle küsimuse juurde, mis võimalused Otil ja Martinil on, siis ma arvan, et kui nad hoiduvad hädadest, kõige tähtsam on see, et nad hoiduvad hädadest, siis fakt on see, et nii keerulisel rallil hakkab juhtuma ja kui nad on nendest eespool, et kellel siis juhtuvad tehnilised probleemid, kellel läheb ref, kes pinnab ära, siis me võime vabalt näha, et kui Ogier on seal võitnud nagu ideaaltingimustes esimesena minnes, kui nad on seal nagu poodiumi piirimail ja tegelikult
kui nende ees on näiteks Lube, et kui Lube on suures mängus, siis seal on ka võimalik hakata nagu vangerdama, ehk nad peavad olema nagu seal kuuma grupi selja taga, olema lähedal ja nendest troublemakeritest siis eespool. Siis on okei, et siis tegelikult laupäev-pühapäev seal kannatab minna küll ja otsene võrdlus on ju, võiks öelda, et nagu meistrivõistlused on pikad, aga tuleb vaadata, mis see Kalle teeb seal. Minu jaoks tegelikult üks päris suur küsimus on Evans. Kas ma nüüd ei tea, kas mu statistika vastab tõele, aga 18 kuud tagasi oli äkki viimane võit. Poodiumit pole tulnud, ma arvan ka ligi sinna... Viimane võit Soome ralli 21. Ma ei kujuta ette, millal see viimane poodium oli. Ma arvan, et see on sinna lähedale. Ei, viimane poodium Belgia 22. Noh, pool aastat. Et ja selle ralli 1 autoga nagu ta ei ole, seda tempot ei ole, seda võitlusvaimu ei ole, mis oli tegelikult siin mõned aastad tagasi, kui Ogieriga tiitli nimel võideldi. Et kui siit Mehhikost ka ei tule, tegelikult stardipositsioon on ju hea. Et siis hakkab tekkima küsimus, et mis toimub. Jaa, ta on kuidagi liimist lahti, et mis aasta see oli? Me ütlesime, et järgmine maailmameister. No siis, kui Monsas sõitis see õnnetu. 21 lõpus, ma arvan, kõik ütlesid, no nii, Ogier läheb ära ja nüüd ta võtab, aga midagi võtnud tuli Kalle, kellel oli Montes korra raske. Siis sai tegelikult teise päeva poole pealt sai aru, kuidagi imekombel, kuidas see ralli 1 auto sõidab, hakkas kiiresti sõitma ja sõitis terve aasta kiiresti ja Evansiga oli see, või üldse nagu ma olen nõus suga, et jälgides teda, ta suudab mingi hetk sõita täitsa nagu stabiilselt kiiresti, aga siis tuleb mingi asi vahele, mis lööb ta liimist lahti ja siis kuidagi laguneb see ralli ära ja jällegi ta on seal 4-5 kuskil seal kohas. Ja siis tegelikult isegi see aasta Monte minu meelest oli vahepeal poodiumi peal, äkki teise päeva jooksul teise koha peal. Jälle, mingi asi vahele ja ongi kõik. Ja ta ei ründa nagu kunagi tagasi, kui me vaatame siin 20-21, siis ta oli selline vend, kes ründas tagasi. Nüüd pigem laguneb ära ja jääbki sinna ja ongi nagu nii ja kõik rong läinud. Ma hakkasin seda mõtlema, kui loteriiks võib minna see ralli, ralli on alati loterii, refid ja asjad, aga et see hübriid ju mängib väga suurt rolli, kas see töötab või ei tööta ja kõrgmäestikus eriti. Me veel ei tea, me pole testikatsetki olnud, kas see hübriid jupsib Mehhikos ka või ei jupsi. Meil ikkagi rallisse paratamatult igaühel on ta jupsinud. Jah, no ei tea neid tagamaad, mille pärast ta seal seisma tahab jääda kogu aeg. Aga... Tulevad katse lõppu, ütlevad, see katse ei töötanud. Jah, aga nagu tegelikult siin Ott ütles, vaata, et, või Latvale tähendab kuskil intervjuus ütles, et siin võib saada see nagu eriti suureks mõjutajaks, et tegelikult on ju palju katseid tihti peale, tuleb jälle sõita lõppu, ütleb, et hübriidi pole, vaatad aega, no tore oli, et ei ole ja katse võidu said. Et aga siin selline asi enam ei toimi. Kui siin seda hübriidi taga ei ole, siis on võrrpõhimõtteliselt sul seal istumise all võrreldes teistega, et loodetavasti see temperatuur ka siin liialt palju ei mõjuta ja hübriid pigem nagu võiks lõpuks saada toimimada stabiilselt igal sõitjal. Ei oska midagi lisada. Kas neid autosid testitakse koos hübriidiga kõrgmäestikes ka? Ei kindlasti testitakse, et vaadata, kus nad Euroopast testisid nii kõrgel kui testida saab loogiliselt. Ma arvan, et neil on data olemas, aga jällegi võistlusoludes õhk on õre, ralli on aeglane ja kui õhk on õre, ralli on aeglane, siis ega kõige suurem hirmuune nagu akudel ja hübriidil on see, et ta kuumeneb üle. Ja ilmselt vibratsioon ei ole ka seal nagu kõige väiksem, et teed ei paista liiga siledad. Et ma ütleks, et mitte kellelegi halba soovides, aga kõik faktorid on olemas, et tuleks põnev ralli. et seal, kui tullakse hübriidiga puhtalt läbi, siis see pigem on ime. Sa, Urmo, praegu vaatad seda niimoodi muiates ja kergelt lõbustatult. Kas autos olles, teades, et sellised ettearvamatud olud, ettearvamatud asjaolud võivad rolli mängida, kas on autos ka nii lõbus? Kindlasti ei ole autos, ma arvan, mega tigedaks, et ma ei kujuta ette, et just kuskil kõrgmäestikus, kui see päike on ka siuke terav ja temperatuur on üleval ja õhk ei liigu ja ta on õre
ja siis sul on mingi mõnus hübriidikärakas seal autos, mis tekitab veel temperatuuri ja me kõik teame, et ega sisepõlemismootor ja need tunnelid, kus summuti läheb ja kus see turbiin seal on, siis mõnus saun on. Et ma arvan, et seal on nagu lõbust on asi kaugel. Mehhiko ralli sõidetakse aastast 1979. Me kõik mäletame, kuidas viimane Mehhiko ralli läks. Mis see nüüd oli? Mis päeval meil see koroona kuupäevaliselt, kes seda mäletab, aga kibe kiire hakkas meestel, et järsku koju saada, kes teab, et muidu olekski Mehhikos jäänud terveks koroonaperioodiks. Kui sa praegu koroonat mainisid, siis minul tuli Mehhiko ralliga hoopis koroona õlle pähe ja kuidas Terrine Vill seda omale radikasse valas. Esimesed 5 Mehhiko rallit MM-sarjas olidki koroona ralli Meksiko. No võt, nüüd kohe kahju, et seda seal ei ole hea meelega kohale. Aga võt, ma seda üldse ei mäleta tegelikult, millest sa praegu rääkisid kuidagi. Mul on koroona... Jäi ju pooleli, meil jagati ju pooled punktid 2020 selles. Tahaks pakkuda, et see on pühapäeva ei sõidetud ja äkki see oli 13 märts või midagi sukust. Jah, midagi sellist. No võt, kus on mälu? Ma tulin niimoodi, et ma tulin samal ajal, tulin USAst tagasi, viimasel päeval jõudsin USAst tagasi. Äkki tulingi niimoodi, et kas ma sain nagu laupäeval või pühapäeval sain nagu Eestisse ja see olid mingid mega hirmu jutud, sõbrad helistasid, et tule mine võta veel rutub poodi, et olla kuuldud, et tuleb nagu täitsa Tallinnast tuleb komandandi tund ja kõik pannakse kinni ja ei saa poodi ka. Vägevad ajad selle taga. Aga sellest tänasest stardinimekirjast ega keegi teine peale Sébastien Ogier ei teagi, kuidas seda rallit võiti. Teab veel üks mees, Jari-Mati Latvala aastal 2016. On sellest tiimipealikuna kasu mingitki tolku? Ma ei tea, ei usu väga, mis seal ikka. Ma arvan, et Toyotas sõitjatele seal pole midagi öelda. Okei, jah, võib-olla Rovanperale selles mõttes küll, et tema parim positsioon Mehhikost on 5 on ju. Ja rohkem ta vist ei ole sõitnud ka seal. Aga ma arvan, et Latvale ei lähe kindlasti Rovanpere juurde ja nüüd õpetama teda, et noor poiss võib olla, aga ma arvan, et seal nagu suurt midagi õpetada ei ole. Et kui me oleme näinud, kui ta läheb esimest korda rallidele peale ja näitab teistele tagatulesid, et ta teab täpselt, kus mida teha ja ma arvan, et ELD on kõigil tehtud juba ise nii palju, kui võimalik on. WRC2 nimekiri on ka ikkagi päris esinduslik läinud kohale Mehhikosse. Alustame sellise mehega nagu Gus Greensmith, teeb WRC2 debüüdi. Mis saab olema väga lahe. Mul on selles mõttes hea meel, et tegelikult ma arvasin, et ta võtab Toyota, nii palju rendib, kui Ogierist üle jääb. Ei tuld seda, ma sain aru, et ta nagu uuris ja soovis seda, aga see, et ta on WRC2 see aasta Škodaga, see on päris äge ja ta tegi samasuguse tagasi astumise nagu Rally Estonia teeb. Ei tea veel. Te kõik arvate, et teeme. See oli nali. Et tegelikult huvitav saab olema näha ta tempot seal ja äge oleks, kui ta suudab seal tegelikult tiiti peale sõitma hakata, sest ütleme jah, WRC või Rally 1 autoga ei ole ta seal kõrgemas tipus, aga me ei tea, mis võib-olla Rally 2 autoga ta seal on. On sul usk, Urmo, et kas Greensmith võiks tiiti peale sõita? Hetkel ei ole, aga ma olen nõus sellest, et see on julge, see on nagu mehe, sellest, et see on mehe temp, et samm tagasi ja nagu selline nagu spordimehe temp, et ta nagu tal ei ole sellist mingit häbi, et ma ei saa ju nüüd nagu Rally 1 pealt minna ja siis kaotada Rally 2 nagu siis meestele. Aga kõik me teame, tegelikult Rally 2 on tempo väga, väga kõrge. Mis võib-olla annab sellist usku on see, et Oliver ju Solberg on teinud väga head stardid, võitnud Rootsi, olnud Montes väga, väga kiire. Kusjuures ka Oliveril ei olnud ühtegi WRC2 võitu tegelikult. Jah, et Oliver läkski liiga vara minu arvates ja nüüd ta seda, mida ta tegi liiga vara, nüüd ta teeb nagu järgi. Just. Ja õnneks teeb nagu siiamaani edukalt. Ma loodan, et Kassil läheb hästi ja kui läheb hästi, siis võib-olla see nagu motiveerib veel selliseid sõitjaid, kes on nagu kahe vahel, et pigem panna nagu kõik mängu seal WRC2 ja tegelikult nagu väga paljudel rallidel ju WRC2 see tase on väga, väga kõrge ja konkurents väga kõva, et väga kihvt vaadata. Ja meil on siis WRC2 klassis veel sellised mehed nagu Oliver Solberg, Adrien Fourmeau, Nikolai Gräzin, Emil Lindholm, Kajetan Kajetanovitš, Martin Prokop, Daniel Kvist, Eduardo Castro, Jorge Martínez, need mehed on juba sealt mandrilt pärit. Kes see Daniel Kvist on? Ei oska öelda. Poolakas.
Sina tead Poolak kokku puutunud. Ta on sõitnud Poola meistrivõistlusi ja kindlasti ei ole, kui me võrdleme seda Kaitoga, siis kindlasti ei ole nagu selle klassi sõitja, aga jällegi see võt nagu Kaito nagu siis strateegia näitab, see on kindlasti üks kavala rebase ralli ja Kaito selliseid asju nagu otsib. Just hakkab nagu mõistlik hooga minema ja ma imesta, kui ta on seal teine, kolmas. Võtab oma kindlad punktid rahulikult tulles. Võtab oma kindlad punktid, väga head punktid ja kui teised seal väga lähevad panema, siis ma ei imesta, kui ta selle ralli võidab. Et vist nii kiire mees ei ole või vähemalt siiamaani ei ole olnud. Aga väga tore, et Poolamaalt tuleb sõitjaid. Enne kui me lähme küsimuste juurde, mis mõned on meil tulnud aadressile kuueskaik@delfi.ee, julgustame neid veel saatma loomulikult, räägime ajakavast ka, mis on üpris keeruline ja samas ka natuke lihtsam, kui on need Uus-Meremaad ja Jaapanid. Algab siis täna kell 4, mitte kell 4 õhtul, vaid kell 4 hommikul. 1,12 kilomeetrit on see Street Stage GTO 1 ja GTO 2. Neid paneme siis 2 tükki ja siis on Mehhikos öö käes, aga Eesti aja järgi siis homme reedesel päeval kell 16.48 hakkame pihta ja El Chocolate, mis algselt oli üle 30 kilomeetri, on lühendatud 29 peale, kas keegi teab põhjust ka? Ma ei tea põhjust, aga El Chocolate on ka katse, mida on sõidetud pikemana või? Seal, ma ei mäleta, kas see oli nüüd see katse, mida sõideti seal ligi 50 kilomeetrisena või see ei ole selle nimel öeldud. Aga ühesõnaga, peale El Chocolatet, mis on ilmselt, ma arvan, Mehhiko kõige legendaarsem katse, tuleb Ortega ja Las Minas ja tegelikult siis teine ring on täpselt samad katsed pluss siis 2 super specialit ehk siis nii-öelda publikukatset lõppu veel. Ma tahaks öelda see vahele, see on väga normaalne ajagraafik tööinimesele. Kõik vahid töö ajal ju. Just. Varastavad tööaega reedesel päeval. On ju, nüüd saad rahulikult. Ja reede õhtul saad olla ööni üleval ka. Jah, see on reede õhtu rahulikult, saad nautida idekas ju. Kell 2.16 siis laupäeva varahommikul. Ja ööklubisse ei lähe peole. Kell 2.16 on väga normaalne minna ööklubisse veel. Okei, no sa pole ammu käinud. Ei ole tõesti. Ja siis laupäevane päev algab ka samal ajal kell 4 ja lõpp on samamoodi pühapäeva hommikul kell 2. Mis puudutab meie otsesaadete aegu, siis reedene päev jääb meil esimest korda vahele. See on siis sellepärast, et meil ei ole mõtet ralli ajal tulla eetrisse, meil ei ole midagi kokku võtta. Tuleme siis eetrisse uuesti laupäeva hommikul kell 9 ja siis pühapäeval teeme lausa 2 saadet. Vägev. Kell 9. Esimest korda 6 käik 2 korda päevas. Ei ole. Ei ole või? Rally Estonia ka ikka. Okei, siis on... Sealt kogu aeg eetris. Kogu aeg eetris. Seal on siis niimoodi, et 21.30 tuleme ka veel pühapäeval ja võtame selle loodetavasti põleva ralli kokku. Aga mõned küsimused ka. Kui nüüd pannakse valmis üks väike pildike, siis selle pildiga on see küsimus. Tuleb ekraanile ka. Sa võid näidata Urmole, võib-olla see Urmole ei kuvata. Saadab Tanel meile tervist. Vaatasin, et rajaga tutvumisel oli ainult Oti ja Martini autol mingi lisaseade auto nina külge kinnitatud. Oskate äkki öelda, mis see on? See jublakas, mis näeb välja nagu mingi lõhkeseadeldis. Mõtlesin palju, veidi uurisin, mitte nii palju, aga mis tundus kõige loogilisem oli, et see on mingi nii-öelda ikkagi data kogumiseks, kas sealt võib mingit pinnase temperatuuri äkki õhutihedust? No, ei kujuta ette midagi, et see on suunatud nagu otsaga ma ikkagi tee peale vaata see valge kobakas seal. Et hästi keeruline, aga mingit infot kogutakse igal juhul ja tundub, et see on mingisugune väline info, mida kogutakse. Urmo näeb ka esimest korda? Jaa, on esimest korda ja teate, mis seade on? No. Pole õrna aimugi. meil on mõnus pähkel võib-olla pureda siin terve nädalavahetuse. Aga utreerime siis, ma ei tea, ilmselt nii suurt jurakat nagu siis õhurõhu mõõtmiseks ei ole vaja. Teades, et nagu Ott on suur ilmahuviline, on ju.
äkki see on mingisugune ilmavärk. Et Hannes pani külge midagi. Et nad mõõdavad midagi seal, et siis veel teha mingit nagu paremaid mudeleid. Ma ei kujuta ette. Või on see mingi huvitav, ma ei tea, siis mingit nagu pinnast kuidagi nagu, et palju on lahtist. Aga teate, mis vormelimaailmas selle kohta öeldakse? Meelega eksitab. Võib-olla, aga tegelikult meil on ju mees koha peal olemas, läheb küsib ühel õhtul selle. Jah, kõige lihtsam. Saame info ise ka kätte, sest me ei oska, me ei tea. Kalle on meilt küsinud, Kalle Ojaste ehk siis, keda tunneme teda nime pseudonüümi järgi Amatöör. Oled sa Amatööri saates juba käinud, ei ole? Ei ole kutsutud. Amatöör kutsu siis Urmo saatesse. Aga tehke tõsisele Amatöörile selgeks, kas Otil ja Martinil oleks pointi ees-startides kohati sõita mitte ideaaltrajektoori, et eksitada taga tulevat Rovampera. Kas sellest võiks olla kasu või pigem kaotaksid liialt aega? Ei nii nüüd päris ei saa, et eks ikka see ideaaltrajektoor on, kus tuleb sõita, et hakata seal poogelaid väliskuridest ütlema, et nii vist ikka see asi ei töötaks. Ma ei tea, kuidas... ma saan selle küsimuse pointist aru, et kas oleks võimalik mingites kohtades nagu nii-öelda, et ise aega kaotamata teha nagu sõita mingit muud joont, et järgmised autod siis teevad ise esimest joont. Ma saan sellest pointist aru, aga ma arvan, et sellised kohti nagu ei leia nii lihtsalt. Jaa, ma saan ka küsimust aru ja iseenesest nagu küsimuses on iva sees, aga kuna on tegemist kruusaralliga, kus on ka väga palju siis sellist lahtist teravat äärtega kive, siis see võib lõpuks endale väga kurjasti kätte maksta, et kui sa sõidad veel nagu sellest nagu hakkad seda ka katsetama, et seal tavaliikluse mingid jäljed on, kus võiks olla enam-vähem puhas, siis nendes piirides proovid siis mingit trajektoori ajada, et kui sa nagu lähed veel sinna nagu väga ääre peale igal pool, et teha nii-öelda trikki teistele, siis ma kardan, et see võib lõppeda sellega, et sa saad mingi kas torke või mingi lõike sinna refi külje peale ja genereerida endale lisaks siis suuremale ajakaotusele teisi eksitades veel mingi refi purunemise. Aga jah, mingi spekulatsioon. Aitäh Kalle küsimuse eest ja tervitused sinnapoole. Aga Mikk on saatnud meile saate ajal küsimus meie saatekülalisele. Kas härra Aava plaanib peale eelmisel aastal Saaremaa ralli katkestamist ka ise uuesti võistlustulle astuda ja millal? Sooviks ise ka seda sama küsimus küsida. Plaanib küll, aga ei ütle veel. Ralli Estonial. Ei. Kusjuures, kes ei tea, siis Urmo katkestas Saaremaal on ju. Ja ma saan aru, et probleem ei olnudki väga suur autol, aga mees võttis otsustas, et tema ei lähe peale teisele päevale, sest miks see nii oli? No räägime sellest siis, ei, auto on jumala äge ja lihtsalt üks siukene vidin, mis on käänmiku ja tagumise supporti vahel läks katki, seal venisid ühed augud välja ja meil oli mega palju õnne, et oli just siukene suht kiire hooga tulek ja lõpuks ta läks puruks üldse nagu maha pöördes. Ja siis selgus servises, et teisel pool on samasugune vidin seal supporti ja käänmiku vahel, aga see oli välja veninud. Ja miks ma selle otsuse tegin, et ma oleks pidanud panema teised piduri supportid taha, ühesõnaga tegema mingisuguse hübriidlahenduse, teades, et ka esimeste supportite ja käänmike vahel on need sarnased asjad. Okay. Siis ma lihtsalt, kuna ma Saaremaa rallit ka liiga hästi ei tea ja mul on varasemalt kogemus, et kui mingi asi hakkab viltu vedama, siis läheb täiega, jah? Siis kui ma hakkan seal mingi kemüüsetama ja piduritega seal öösel mässama, siis ilmselt ei saa neid korralikult õhutada, siis lähed, tegelikult nagu vana mees ei tahtnud Saaremaa aedade vahel sõita. Ja nagu tegelikult ei taha, hakkad mõtlema, et miks ma seda teen, tahaks, et mõnus oleks. Ei olnudki nagu mure selles, et ajakaotus ma oleks sõitnud, kui ma oleks teadnud, et see auto on korras. Peale rallit tegime korda ja tegime testi ja kõik toimib ja plaanime tulla ikkagi mingid rallit teha, aga sellest juba tulevikus. Väga lahe, väga äge. Minul on esimene vitamiin veel joodud. Me jõuame ka lõpuni varsti või Urmo ei jõua vist. Aga nüüd Urmole on hakanud küsimusi sadama. Kuidas on digiralli pass tuvastatav, kui katsel näiteks interneti või telefonilevi ei ole suure rahva hulga pärast? Küsib Romet. Meil on, me tõmbame siis, üldiselt me tegeleme sellega, et meil kogu aeg levi oleks, aga probleem saab olla ainult siis mingite selliste rallipassidega, mis on just vahetult ostetud, sellepärast, et meil on offline'is on data olemas nendes seadmetes. See on üliväike võimalus, mingi 0,0,
ei ole meil mingit datat, ehk me suudame metsas töötada offline'is. Väga huvitav. Siis küsitakse Mehhiko ralli kohta. Heiki küsib, et teatavasti autod kaotavad kõrguses sõites võimsust. Kas see kaotus on mingi kindel protsent või kindel kogus hobujõude? See on suurusjärk 10% ja see on puhas füüsika, et iga 1000 jala peale siis see peaks ligikaudu 3% langema mootori jõudlus. Kas on lootust, et see teeb autod võrdsemaks? Just see aspekt. Ma tahaksin veel öelda jah, et sul on nagu õigus ühtepidi, aga see oleneb hästi palju ka programmist. Et kuidas on see mootoriprogramm kirjutatud, kui palju ta kuskil mõjub ja mingis kohas võib olla sul just alt, kus sul on väänet vaja kohe reaktsiooni. Mõnedel juhtudel, kui seal nagu mööda pandud selle programmiga, siis võivad sõitjad tähele panema hakata, et tegid mingid augud algusest sisse, et nagu kohe ei vea, et see võib autosid teha võrdsemaks, aga võib ka teha veel nagu kehvemal juhul veel ebavõrdsemaks. Et see on ju hästi palju juba seda inseneritööd ka, et kuidas seda mäppi seadistada ja kõike muud, et see on juba väga individuaalne igas meeskonnas. Ja Heiki küsib seda ka veel, et kas hübriid peab töötama, kui masin katsetele läheb või võib sellega välja lülitada? Nii palju kui mina tean, siis on ju ralli siis roadbookis ehk selles nii-öelda teeraamatus väga selgelt öeldud või ära märgitud, midagi kontrollitakse FIA poolt, sest nad suudavad online'is autosid jälgida. Kindlad sektsioonid, kus tuleb sõita ainult hübriidiga. Toon ühe totaka näiteks Rally Estonia poodiumil, tulles üle poodiumi ja sõites seda näiteks seda nii-öelda carwalki ja ümber siis selle purskkaevu. Ja siis see tuleb hübriidiga teha. Sõitjatel hästi ebamugav, sest hübriidversioonis ei ole ralliautodel roolivõimu. Ja ümber purskkaevu keeramine selles hübriidversioonis, kui ei ole roolivõimu, ei ole mugav. Et võite küsida. Et ma ütleks niimoodi, et ta ikkagi peaks töötama ja kui sa lihtsalt lülitad välja, et sa ignoreerid neid seadusi, milleks hübriid on tehtud mingitest tasulatest läbi, siis pigem on, ma arvan, et see jälgitakse, tehakse trahvi ja kuni selleni välja, et võetakse maha. Ja ma arvan, et äkki isegi Neville on juba mitu korda trahvi saanud selle eest, et servises ja nendes sektsioonides, et need on küll lühikesed sektsioonid, on ju ala mingi 500 meetrit kuskil vahel, aga kui seal ei ole, ei kasuta hübriid ja lähed sisepeale mootoriga, siis on trahv tulemas ja kui teist korda rikut, siis juba mingi vähe karmim trahv, et kõige karmim trahv on kindlasti juba ajaline trahv. Tuleme selle reegli juurde, kas see natukene nagu pillilõhki ajamine ei ole, et me ei säästa sellega ju väga suurt loodust, kui me nüüd 100 meetrit sõidame ainult hübriidide all. 100 on natuke vähe, võib-olla 300. Jah, ütleme siin, võib-olla oleks hea, kui sellele küsimusele vastaks keegi selline turunduspets, näiteks Tarmo, kes oskaks hästi ära seletada lihtsalt, et kas see võiks olla kas või 100 meetrit, aga me juba kasutame, me juba saame müüa seda, et me sõidame hübriididega. Et eks see tegelikult ongi selline nii algeline süsteem, algeline nii-öelda meil WRC-st algeline tehnoloogia, panna sõitma need autod kilomeetrite kaupa, hetkel võimatu, sest minu meelest äkki selle hübriidi üldse täisakudega on võimalik sõita lagi 5 kilomeetrit kui sedagi. Et nii alguses sellega. Mis puudutab Kasparit seal Mehhikos, meile sobib, kui taustal ei ole seda plärinat. Et sõitke seal vaikselt. Aga on oht vist ka autole jääda, kui nad vaikselt sõidavad? Ja nüüd tuligi see, et see peab tegema mingi 80 detsibelli, tuleb mingi seade panna, mis teeb heli, aga ma ütleks selle kohta niimoodi, et rallisport on ikkagi tehnika sport ja väga täpne sport, et kui on seadused, siis seadustega on kõik nagu kokku leppinud. Kui me nagu ühest asjast ei pea kinni, siis tekib küsimus, aga mis ta siis ikka, et tahan, lasen kütust vahepeal välja või autot kergemaks või viskan ühe, mis seal ikka, et viskan ühe ratta välja, mitte ma nagu ei kritiseeri sind, vaid ma arvan, et kui on seadus, siis on seadus ja kui sa unustad selle, on arusaadav, kui sul hübriidtuks, siis sa ei saa kasutada, siis tegelikult ka seda nähtakse, on arusaadav ja just sihilikult ei viitsi teha seda ja nagu siis teised konkurendid sul ilusti teevad. Ma olen turunduspoolega ka nõus, et iga asi läheb nagu mingist väiksest sammust liikuma ja alati sport on või üldjoonte sport ja tehnikasport on tehnika arengus selline pioneer, kus katsetatakse. Just.
Aga Rally Estoniast ka, sa mainisid seda purskkaevu ümber keeramist. Kas me sel aastal keerame ka ümber purskkaevu ja teeme selle Tartu, mis oli ikka väga vinge on ju, Roland. Ihukarvad tõusid püsti, ma arvan kõigil, kes seal olid. Pole maailmas mitte kuskil midagi sellist näinud, kus ma olen käinud. Mõned on häbiväärselt väiksed. Ott tuli lavale ja ütleme, et helin nivoo oli võrreldav sellega, kui Axel Rose astus lauluväljaku lavale. Jah, ei, mul oli ka seal, ma arvan, et ikkagi üks elu nagu ülevamaid tundeid ikka tõmbas klombi kurku. Üldse see nagu lavavärk ja kui ma enda kõne pidasin, isik kõne läks korraks sassi, keegi aru ei saanud, sest paariks sekundiks korra tõmbas kinni. Aga see on tõesti võimas, see on selline nagu eestluse tunne või siukene nagu ülev tunne. Kindlasti jätkame seal küll Tartu panustab siis Tartu 24 kultuuripealinn raames linna korrastamisse nii Emajõe ümbruses kui ka seal Purskkaevu ümbruses, aga koostöös teeme nagu maksimumi ja kindlasti Raekoja plats ja selle ümbrus, ma väga loodan, saab olema rahvast täis ja inimesed tulevad kaasa elama ja see asi töötab tegelikult, see poodium Tartu kesklinnas, kui me proovisime ERMi ümber, mitte et mul ERM on väga kihvt koht, aga ta ei ole elu keskel. Ja ikkagi ralli start ja finiš tuleb tuua elu keskele, teha seda nagu maksimaalse oskuse, jõu ja nõuga sellesse panustada, sellepärast et WRC ralli on rallide kuningas. Rallide kuningas ei saa alata kinnisest pargist 2 pealtvaataja saatel. Täiesti nõus. Teil on selle ERMi ümber ka päris palju uuendusi, räägi võib-olla nendest. Oleme otsustanud selle, et servispark saab olema tasuta. Sellepärast, et tiimid näevad nii palju vaeva. Ühtepidi vedades, ma ütleks, mitte telke, vaid majasid üle maailma ringi, et promoda oma brändi. Tiimidel on oluline näidata ennast, oma partnereid ja tegelikult miks see tasuta, et kui me räägime, et meil on kesklinn tasuta ja meil on servispark tasuta, siis kellel kes on Tartu või Tartu lähiümbruskonna elanik ja ikkagi nagu rahaliselt on väga raske, siis saab ikkagi nagu tunnetada seda nagu rallit nii lähedalt kui vähegi võimalik, et saab, näeb sõitvat autot üle poodiumi, näeb neid sõitjaid ja lõpuks näeb ka siis servispargis, kuidas neid autosid hooldatakse ja mis meil oli väga sümpaatne, et kui me käisime eelmine aasta, siis või väga suur osa meie nagu tuumiktiimi korraldajatest käis Hispaanias, et milline melu oli siis servispargis. Et elavdada neid olulisi osasid rallist, see on oluline. Ja mõtleme veel seal igasuguseid, eks me mõtleme mingid trikke välja. Ja kindlasti ei sõida seda kõigi jutumärkides lemmikut katset üle 2 korra. Sõidame 2 korda, ei sõida 4 korda. Sõidame siis neljapäeva õhtul. Millist sa mõtled? See seal nende, tead küll. Seal, kus mõisapargis või? Ja mõisaparki sõidame ja mõisapark on tegelikult väga ilusiselt edasi ka kaponiiride vahel, aga ei lähe sinna täitsa taha. Seda, mis Power Stage oli üks kord. Jah, et seda lõpuosa ei sõida, et kes teavad, kus on asfalditehas seal, siis ennem seda asfalditehast lõpetame ära. Ja sõidame siis neljapäeva õhtul teda vähe pikemalt, minu arust ma ütleks niimoodi, nagu tegi emotsionaalselt, ta on ka mul üks lemmikuid nagu selliseid publikukatseid, et hästi maaliline, sa sõidad nagu, natuke on kahju nagu golfi, nagu see ilusal golfi väljakul sõidaks rallit, mis see kruus lendab sinna, aga ta on nagu omamoodi ilus, vihmaga kui kuivalt ja nüüd ta on vähe pikem ka, et seal on võimalik ikkagi nagu mingit vahet teha ja rahval tegelikult on võimalik seda jälgida just selle nagu maastiku erinevuse. Tead ei olnud, ma ütlen, kas on ka minu lemmik lõik tegelikult kogu ralli peale ja vaatad nagu kontserdit, oled seal hea mõnusa seltskonnaga, ilus ilm on enamasti olnud, vähemalt eelmast oli, siis ralliautod lähevad ilusad hääled ja head lõhnad ja see on maaliline koht, kus rallit vaadata, nüüd kõigile soovitan tegelikult seal käia ära. Aga see rallipargis näeb katsetes pilti ka või? Jah, tegeleme sellega, et rallipargis siis planeerime ka sinna expot, kuhu saavad siis tulla erinevad nagu siis kas meil koostööpartnerid või kellel on midagi, ma ei tea, tehnilist innovatiivset näidata. Kindlasti kaasame sinna oma nii söögi kui joogipartneri, kindlasti ka fännitoodete nagu müügipartneri ja sinna juurde ma arvan, see laivi näitamine on täiesti omal kohal, et tegikski selline
ralli südakeskus läbi nende päevade. Loodame, et ilm on ilus ja inimesed saaksid heas mõttes niimoodi noorte keelt kasutades hängida seal ja olla ja mõnuleda. Eelmise aasta ilmaga väga hänginud ei oleks seal. No ütleme niimoodi, et ma ütleks kasutades siin ikka klassikuid, siis eelmise aastaga on ikka jalad on põhjas, siit enam saab veel, aga siis see on mingi juba orkaani laadne asi. Meil see telk, mis meil oli seal meie stuudio otsas, jäi püsti, aga see kõrvaltelk, mis teil seal kõrval oli, ma mäletan enam? Mingid seadmed olid seal ka, see ikka lendas korduvalt. Ja siis ka stuudio, kes teleülekannet tegi, need uppusid seal vahepeal üldse keset ülekannet ära, et seda oli päris lõbus vaadata. Oli, sellest oli julm, et seal nagu võttis metsa ja meil toitlustajal seal lendasid asjad ümber ja keegi see põletusaavu ja et ikka nagu palju asju juhtus. Meil endal telgid puruks ja ikka korralik värk. On teil juba enam-vähem teada ka, kus te meid Rolandiga istuma panete? Väga heasse kohta. Suurepärane, siis me tuleme. Mul on nüüd turvalisuse küsimus. Te lasete inimesed tasuta sisse. Sinna tulevad 10 000 inimesed serviceparki, kellele võib-olla ei meeldi meil mõni kommentaar. Kuidas te meie turvalisuse tagate? Esiteks on see, et ma arvan, et Eesti rallipublik on Eesti ja lähiriikide rallipublik tegelikult on väga distsiplineeritud. Pigem ma arvan, et oleks väga meelitatud, kui keegi tuleks ja ütleks niimoodi midagi. Ja ma ei usu, et keegi teid ründab. Te olete ikkagi armastatud mehed. Suurepärane. Ma ütleks siin, et siin oleks mõistlik lõpetada see saade. selle repliigiga. Kas sa saad selle korra uuesti öelda? Me salvestame selle ei ära ütle. Te salvestategi ju. Salvestame, pane pealkiri sellest. Ei, aga tegelikult on kihvt, kui rahvas käib tagant läbi ja tegelikult julgelt, tulge patsutage õlale ja räägime stuudios ka veel võib-olla mõne fänniga juttu. Ja tegelikult ju, kui sealt mööda tullaks, siis see aastagi või nüüd siis eelmine aasta Colin Clark näiteks Sturgefishist ja oleme nüüd äkki see aasta siis saame ka Bex Williamsi lõpuks, kes pidi ka eelmine aasta tulema, et meil ägedat rahvast käib läbi, nii et seal on kindlasti, kui tulla, siis saab ka nendega paar sõna juttu puhuda, kui aeg on. Väga tore oleks, teil on ju väga aktiivsed fännid, et te saaksite kuidagi niimoodi Rally Estonial teha hästi koduselt, et fännid näiteks, ma ei tea, õhtusel ajal laupäeval või pühapäeval tuleksidki servisesse mingite päevaste nagu emotsioonidega ja võtta ka fännidelt, siis padufännidelt mingid ägedaid kommentaare. Väga hea mõte, muidugi. Me võib-olla hakkame küsimusi laivis küsima. Tulevad koha peale, saavad otse küsida saates. Nagu luuletusi loeb ette. Ma arvan, et see ka motiveerib nagu fänn. Kindlasti mõtlevad kaasa, elavad kaasa, aga just, et neil tekib selline nagu ägev väljund. Ma arvan ka. Kui sul, Urmo, ei ole veel mõnda statementi seoses Rally Estoniaga, siis tõmbame vaikselt otsad kokku. Jah. Mul ei ole, et kõigile toredat Mehhiko rallit ja hoiame omadele pöialt. Hoiame omadele pöialt, näeme laupäeva hommikul kell 9. Ja. Järgmises saates. Aitäh kuulamast ja 6. kaik, et Delfi ootame küsimusi, loosime auhindu ja pühapäeval. Roland, ma loodan, et sina ka seekord panustad küsimustesse. Mängime ka huuti ka. Tavai, muidugi. Panustan. Ja Urmo, oled oodatud siis kell 9 meid vaatama, võtma telefoni kätte ja vastama ka küsimustele. Võib-olla sinu kohta isegi küsime midagi. Jah. See oli hea vastus. Aitäh kuulamast, vaatamast, kõike head. Kuuenda käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.